Hello, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Ma mõtlesin üle pika aja jälle kaamera kätte võtta. Mul tuleb üsna intensiivne nädalavahetus, seega ma mõtlesin et võib-olla teeks siis vahelduseks jälle ühe vlogi. Nagu te mu häälest kuulete, siis ma olen kergelt tõbine. Teengi väikese recapi kohe, mis vahepeal toimunud on. Ma filmisin viimati vlogi 2 nädalat tagasi ja mõtlesin isegi üks telefoni kätte, et vaadata, mis vahepeal toimunud on. Ja tegelikult põhiasi, mis toimus, oli see, et eelmisel nädalal me käisime Riias Heels Conventionil, mis on siis selline põhimõtteliselt lühidalt tantsulaager, kus on siis väga palju inimesi korraga. Ehk siis meil oli seal selline suur saal, ma arvan, et seal oli mingi, ma ei liialda kui mingi 200-300 inimest äkki. Tegelikult olen sellistes asjades väga halb, aga väga palju inimesi oli seal. Meil oli 4 päeva peale kokku 21 workshopi, millest ma siis tegin kaasa 19,5, ma ühte ei arvesta täielikult, sellepärast, et ma poole pealt otsustasin mitte jätkata, sest mulle lihtsalt ei meeldinud selle tunni nagu ülesehitus ja võib-olla see, kuidas see treener õpetas. Ehk siis kokku 4 päeva peale umbes 28 tundi tantsu. Osad päevad reaalselt algasid kella 10 hommikul ja me lõpetasime peale kella 10 õhtul. Nii et mega intensiivsed ja rasked päevad olid ja tegelikult nii nagu füüsiliselt kui ka vaimselt ka, et kogu aeg pidi ennast pushima ja fokusseerima ja nagu kogu aeg ületasid tegelikult enda piire, et kui sa tundsid, et sa oled väsinud või enam, ma ei tea, liigutused ei jää meelde või ei tule välja, et siis sa pidid sellest ise nagu jagu saama ja ennast nagu pushima, et davai, I got this, et mitte alla anda. Ja täiega tundsin, et see oli nagu nii ideaalne aeg selle ürituse jaoks, seepärast, et nagu ma olen siin vahepeal ka rääkinud, et mul oli siin vahepeal mingisugust läbipõlemist natukene ja motivatsioonilangust, nii et see andis mulle hästi palju juurde nii, ma ei tea, motivatsiooni ja inspiratsiooni ja nagu seda tahet ja soovi pushida ja kõike seda teha. Mega hea line-up oli, nii palju häid koreograafe oli nii Euroopast, Venemaalt kui ka Ameerikast, ehk siis super äge laager, mulle väga meeldis. Lisaks sellele, et see laager nagu niigi oli väga raske, siis päev enne seda, kui ma läksin sinna, me filmisime Roomaga Rademar X Puma koostöö jaoks ühte videot, mis mul on Instagramis ja TikTokis ka üleval. Me filmisime seda õues niimoodi, et oli mega tuuline ilm ja ma arvan, et see ongi see koht, kus kohas ma jäin kergelt haigeks. Alguses ma ei saanud sellest aru, tegelikult see nagu tervis hakkas veits halvemaks minema, ma arvan, mingi teisel päeval laagris, kus ma tundsin, et mul oli nagu nohu, nii et mul oli õhtuti nina kinni ja veits nagu sükene pea oli paks sellest nohust. Lisaks kõigele sellele mul õnnestus esimesel päeval oma mõlemad väikesed varbad ära hõõruda. Ja see on minu jaoks täielik müsteerium, kuidas see juhtus, sest need ei olnud uued kontsad, ma olen nendega kogu aeg tantsinud. Ja ma hõõrusin need nii nagu retsilt ära, et sealt tulid villid, aga see vill oli kohe nagu lahtine. Sorry, kui see on nagu too much information, aga et need olid nagu, tulid kohe, see nahk tuli lahti ja ma teisel päeval nagu veel üritasin kontsasid kanda, aga see tegi asju hullemaks ja siis järgmistel päevadel ma ei saanud ei kontsasid kanda ja mingi hetk ma ei saanud isegi tosse jalga panna. Ehk siis viimasel päeval ma ostsin endale varbavaheplätud, sest need olid, ma sain aru, et mul on vaja millegiga nagu seal vahepeal nagu jalutada ja ma tahtsin, et ma saaksin vahepeal nagu need villiplaastrid ära ka võtta, et saaks nagu õhku lihtsalt, et võib-olla paraneb siis paremini ja siis ma ostsingi endale varbavaheplätud ja siis käisin nendega ringi ja see, ma arvan, tegelikult aitas päris palju, aga ma olin nagu suht frustreeritud sellest, et ma ei saanud selliselt kõike teha, nagu ma tahtsin, ma ei saanud kontsadel treenida nii, nagu ma tahtsin ja see mentaalselt oli nagu väga raske moment seal mingi hetk. Pluss mul olid veel päevad ka, ehk siis nagu ma olin väga emotsionaalne ja tavaliselt alati sellised laagrid on ka eriti lõpupoole nagu pigem nagu vaimselt selliselt, et
et sa tunned kõiki emotsioone väga palju tugevamalt. Eks ma hakkasin seal mingi hetk nutma ja siis ma olin mingi, et nii nõme, aga siis ma sain kohe aru, et nagu see on ju, nagu ma ikkagi ju pingutan lõpuni ja ma isegi, kui ma ei saa teha kontsudes või tossudes, siis ma ikkagi tegin kõike nii palju, kui ma sain sellel hetkel, see oli minu 100% sellel hetkel. Et võib-olla see 100% ei olnud sama, mis muidu, ma ei tea, mul tavapärases elus, aga sellel hetkel see oli 100%, ehk siis ma ei saa nagu, ja ma sain aru, et ma ei saa tunda pahasti selle pärast, et ma tõesti andsin endast maksimumi. Vot, ühesõnaga, long story short, see trip oli väga äge, väga raske, aga väga vajalik. Selline laager on nagu raske, aga see kasvatab nii mega palju ja kui sa selle oled ära teinud, sa oled mingi, oh my god, I did it. Ja ma olen väga uhke selle üle, et me käisime seal ja veel on nii tore seega, et ma sain mitmes trennis selectionisse, ehk siis tavaliselt sellistes workshopides või campides või intensiividel valitakse trenni lõpus, siis koreograaf valib siis inimesed, kes passid silma ja siis ma sain kahes Pedro klassis, ühes Sisko klassis, Leena klassis, ta kutsus isegi lauale nagu assisteerima, ma olin mingi, oh my god. Ja Janis Marshalli klassis, et see oli ka nagu nii tore, et mind märgati ja räägin siis natukene tänasest. Mul on tegelikult üsna vaba päev, mis on nii tore, sest et ma saan rahulikult chillida, ainult, et ma pean tegema ettevalmistusi stuudiote lõpu või nende hooaja lõpu kontserdite osas. Pean hakkama välja mõtlema, mis kostüüme ma tahaks, et mu õpilased siis kannaksid laval, sellepärast, et ega super palju ei ole jäänud. Seega mul on vaja mõelda 4 grupi kostüümide osas. Mul on vaja saata täna ära Dance Acti muusikamiksid. Mul on vaja teha ettevalmistusi asetuste osas, mida ma küll juba tegelikult eile natukene tegin, aga jah, meil on vaja teha nüüd siis igas grupis asetusi, lavastust, bla, 100 miljon asja. Ehk siis ma tahaks nendega tegeleda ja õhtul on mul Nancy üle pika aja. Ja õnneks see on Tallinnas, nii et ei ole vaja kuskile kaugele sõita. Mul on olnud päris pikk paus tegelikult, ma arvan, ma viimati käisin Nancyt tegemas, kohe vaatan. Jessus, 31 jaanuar. See oli rohkem kui jaanuar, praegu mai. Kas see tõesti on nii pikk paus olnud või? Ei ole, 21 märts olen ka käinud. Jessus, ma juba mõtlesin. Okei, 1,5 kuud tagasi käisin viimati tegemas, nii et väga pikk paus on olnud, aga nüüd järjest tuleb esinemisi, mis on nii tore, et maikuus on ikkagi ka päris mitu keikad nii Empire'iga kui ka UV-ga kui ka Nancy'ga, nii et gotta make that coin, sellepärast, et meil on varsti pulmad tulemas ja pulma update siia ka kohe, sorry, full jäpa siia kohe. Pulmadega on siis selliselt, et me oleme vaikselt hakanud pulmakutseid üle andma meie külalistele. Põhimõtteliselt alustasime nendest, keda me näeme igapäevaselt või kellel on võimalik kõige kiiremini anda. Ja nii tore on olnud näha inimeste reaktsioone. Kõik on mingi, oh my god, see on ju teie pulmakutse ja et it is happening. Ja nii äge, et nüüd see hakkab kõik nagu reaalsuseks saama, sest et me oleme teinud ära pulma isaga esimese sellise veebikohtumise, kus me siis otsustasime, et me soovime teda endale pulma isaks. Siis me oleme saanud esimese pakkumise meie pulma koordineerijalt igasuguste dekoratsioonide, lillede, kõikide selliste asjade osas. Meil on koht broneeritud, oleme võtnud hinnapakkumisi cateringilt, siis ühelt selliste kokteilimasinate pakkujalt või, kui vist saab niimoodi öelda. Meil on olemas videograaf, fotograafiga me oleme veel valiku ees, et keda võtta. Ja ma pean kõigi nende asjadega ka tegelema täna. Aga reaalsus on siis see, et me oleme oma budgetist läinud üle mingi 3-4 tuhandega ja meil minu meelest osad asjad meil on veel eelarvesse lisamata, mis on veits nagu hirmuäratav. Seega mul on hea meel, et maikuus neid igasuguseid esinemisi tuleb. Ja see on crazy, kui
kalliks see saab minna ja minu meelest meil ei ole isegi mingi hullult ekstravagantne pulm 40 inimest külalisteks ja meil ei ole seal eelarves isegi mingisugust artisti või bändi. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kuidas inimestel on nii palju raha, et kõike seda endale lubada, sest et see on insane. See on nagu super insane. Ja kleidi osas, kuna ma ei ole absoluutselt kleidikandja, seega, reaalselt, kui ma mõtlen, millal ma viimati kleiti kandsin, ma ei arvesta siia Empire'i kostüüme või midagi. Ma kandsin, ma arvan, viimati kleiti eelmise aasta juunis pulmas, kui ma olin külaline. Ma ei kanna kleite, kuigi võiks. Tegelikult see oleks väga tore, aga mul ei ole lihtsalt neid kleite, nii et võib-olla peaks ostma. Mitte praegu, sest väga palju raha läheb pulmale, aga mul sõbrannad, eriti Maarit, see on lihtsalt nii tore, ta on nagu nii, ta on ma arvan nagu eriti excited, ta küsib igasuguseid nagu küsimusi minu käest kogu aeg ja siis kleidi osas ka ta oli mingi, nii, mis sa arvad, kas sulle sobiks või kas sa tahaksid rohkem mingi mermaid kleiti või mingi A-line kleiti ja ma olen mingi, ma ei tea, mida need tähendavad. No okei, mermaid ma kujutasin ette, aga kõik need ülejäänud mõisted, mis ta ütles, ma olin mingi, I have no idea, nagu, mis see on. Seega ma lasin tegelikult ChatGPT-le endal panna mingit erinevaid pulmakleite selga, et ma üldse nagu visuaalselt võib-olla näeksin ette, mis mulle meeldib, mis mitte. Ehk siis jah, seal on nii palju detaile, millele peab mõtlema. See klipp on juba nii pikk, aga ma veel viimane asi. Ma arvan tegelikult võib-olla pulma osas ma teeksin isegi võib-olla mingi eraldi kokkuvõtva video, kuidas me midagi korraldasime või mille üle me oleme otsustanud. Aga ma ei tea, kas selle osas on üldse nagu huvi. Ühesõnaga te võite all kommentaarides teada anda, kas teil oleks selle vastu huvi, et ma teeksin sellise eraldi pulma video. Aga ega rohkem ma ei jäpi siin. Ma võtan siis arvuti lahti, hakkan toimetama ja let's go. Jõudsime vahepeal tagasi koju ja lunchi, kui mõnus sul on. Nii ta raudselt, et sakib mind kohe. Okei. Olgu Luuna, kõik. Nii, ma olen põhimõtteliselt samas asendis tagasi, kus ma päeva alustasin. Aga ma mõtlesin, ma kirjutan veel enne homseid võistlusi veel natukene analüüsi õpilastele. Jazz-funki õpilastele ma kirjutasin selle just ära, nii et nüüd ma kirjutan Flickile ja ma mõtlesin, et ma näitan siis natukene, kuidas see mul välja näeb. Ühesõnaga, ma tavaliselt lähen siis YouTube'i üles meie treenivideo ja siis ma panen siit aegluubi peale. No ma ei tea, ma arvan mingi 0,7 võib-olla. Ja siis ma hakkan vaatama rahulikult kõike. Ma vaatan kõigepealt ühte poolt, siis vaatan teist poolt ja siis ma kirjutan sekundite järgi mingisugust tagasisidet või kommentaare. Ja kui vaja, siis ma lähen isegi nagu aeglasemaks, lihtsalt selleks, et ma saaksin kõike kontrollida, et a la näiteks, ma ei tea, siin teeb mingit käsi valesti, et siis ma jõuan seda kõike jälgida. Ja siis samal ajal ma võtangi enda telefoni ja kirjutan siis sekundite kaupa siia, ma hakkasin vaikselt pihta, kirjutan siis sekundite kaupa üles siis kõik ja palun siis õpilastel vaadata selle kõik üle. Nii et good luck to me, sest ma alustan sellega nüüd ja see võtab suht palju aega. Kell on saanud kuskil 8 midagi, 8:30 äkki. Nüüd on aeg ennast teha esinemise jaoks valmis. Meil tuleb Nancy esinemine Glammis kuskil 1,5 tunni pärast. Pean seal olema ja mõtlesin, et ma hakkan siis tegema meiki, soengut. Nii et ma teen vana hea ülemineku sellesse, kui ma juba olen valmis esinemiseks. Nii, ma olen valmis saanud.
Meik, klassikaline esinemismeik. Panin täna lisapatsi ka ja tegelikult ega mul ei ole palju aega jäänud. Ma pakin ruttu koti kokku ja stardime Telliskivi poole. Ma olen tegelikult täiega excited, et saab üle nagu nii pika aja jälle Nancyt teha, nii et let's go! Hellalt hoia mind! Tarararara. Tere, Lunčik. Tere. Ma jõudsin lõpuks koju. Kell on... Jessus, see kaamera näeb nii suur välja. Kell on 1 öösel. Ma arvasin, et ma jõuan lebo mingi 12 koju. Aga me läksime hiljem peale. Ja ma lõpuks jõudsin alles nüüd. Mul on äratus kuskil 7 tunni pärast, isegi vähem. Siis meil on 8:40 start Pärnusse, nii et let's go! Ma ei olnud nii ammu Nancyt teinud. Või nagu see oli päris intensiivne. Kuigi me tegime 2 setis, siis seal oli nii vähe õhku ja väga palju rahvast oli ja ma ei teadnud, et see on nagu avalik üritus, et inimesed said osta piletit, et tulla sinna üritusele. Ja see on ikka nii haige, kuidas inimesed lähevad leili selle peale, kui tulevad Timo ja Jüri ehk siis Nancy kunagised, need algsed tantsijad, kes olid tema, kas on fookuses? Ühesõnaga, kes olid temaga 90ndatel laval ja kõik naised on mingi ja seda on nii lahe külje pealt vaadata. Ja siis alati, kui meie pärast neid läheme uuesti, tervist Lõuna, lähme lavale tagasi, siis oleme mingi inimesed ei ole üldse nii hyped. Aga ma arvan, et üldkokkuvõttes läks hästi. Hea sissejuhatus homseks, sest homme õhtul või öösel meil on ka Nancy keika. Homme tuleb üldse üks väga intensiivne päev. Let's go! Hommikust, täna on laupäev, kell on 8:30 hommikul. Me sõidame Pärnusse Happy Dancers võistlustele. Ma tellisin Flickile ja Jazz Funky võistlusgrupile eraldi bussi, et me saaksime minna sinna ja põhimõtteliselt kohe pärast meie autosustamist sõidame tagasi, nii et meil tuleb üsna normaalse pikkusega päev lõpuks. Nii et ja, let's go! Put all na your chest, how about feel calm, me like a monk, me blue steel dog. Shut up. Do like that. Do like. Siia tuleb ainult esindaja, teeme nii. Teise koha kaudade poolt tulema hakata. Free Flow Studio.
tänane võistlus oli väga edukas. Saime esimese ja teise koha, ehk siis kaksikvõit tänaseks. Nii nunnud roosad need ka. Aga ja, ma arvan, et võib väga rahule jääda tänase võistluspäevaga. Õpilased olid väga tublid ja ma eeldasin, et me saame esikolmikusse. Ma ei teadnud, kuidas, mis järjestuses, aga igal juhul väga äge, et me saime nii esimese koha kui ka teise koha. Ja nii tore, et meie viimane selle hooaja võistlus selliselt siis kulmineerus, et saime tulla nii kuldsetena tagasi ja hihi, väga lahe ja nii tore, et see võistluspäev oli ikkagi nii palju lühem ka, kui tavalised võistlused on olnud meil, et me jõudsime tagasi mingi 4:30 juba, nii et mul tegelikult terve õhtu veel ees ja tegelikult terve sinna sõidu ja tagasisõidu ma hoidsin veits hinge kinni, et kas me ilusasti jõuame kohale, sest et ma tellisin esimest korda bussi mingist firmast, kus ma ei olnud varem tellinud ja see buss oli pigem väiksem. Küsisin ette, et kas see buss on nagu hea või nagu okei ja kõik on nagu, ühesõnaga. Ma sain tegelikult bussist pildi, aga see oli ikkagi üsna vana buss ja siis ta veits nagu niimoodi sõitsime sinna ja see bussijuht sõitis aeglasemalt ka, kui nagu kiirusepiirangud olid ja siis ma olin mingi, palun jõuame lihtsalt kohale ilusti, turvaliselt. Aga jah, kuna ta nii palju aeglasemalt sõitis, pluss meil olid veel teetööd tee peal, siis sõit oli ikkagi pikem, kui ma arvasin, aga ühesõnaga, vähemalt jõudsime kohale ilusasti ja kõik lõpuks oli nagu okei. Aga nüüd mind ootab ees Acro workshop. Mul on eesmärk Heels õpilastega paari trikki õppida täna seal, nimelt me läheme Heels grupiga ja tahaks veel Flickiga jõuda ka see hooaeg Acro workshopile, enne kui hooaeg läbi saab. Ühesõnaga, et siis saaks nende gruppidega käidud, kellega ma tahtsin nagu see hooaeg jõuda Acrosse. Ja siis õhtul öösel on mul veel Nancy, nii et tuleb üks väga intensiivne õhtupoolik mul. Nii et tegelikult ei olegi palju aega jäänud. Ma otsin enda Acro riided ülesse või treeniriided ülesse. Vaatan veel üle, mis trikid need olid täpselt, mis ma tahaksin, et Rooma meile õpetaks. Ja siis lähme Acrosse. Let's go! Aastanurk, aga vahepealne update on see, et kell on saanud 11:30. Ma täiesti unustasin ära, et ma vlogisin. Workshop läks ülihästi. Nii palju, kui ma aru sain, siis naiskadele meeldis. Saime mingid uusi asju proovida katsetada. Siis me sõitsime Roomaga poodi, ostsime koju toitu, tegime õhtusöögi. Ma hakkasin ennast valmis panema Nancy esinemiseks, teades, et meie live hakkab 00:30 ja siis järsku Anna, kellega koos ma tantsin, kirjutab juba mingi, et kui jõuad siis sealt sisse, ma olen mingi, mida? Lähen vaatan ja kell 12 oli kirjas, et me läheme peale. Ühesõnaga, mul on nüüd super mega kiire jõuda kohale. Õnneks ma ei ela nagu super kaugel, see toimub Viimsis Okos. Nii et ma selle asemel, et poolest jõuda, ma jõuan sinna 45, nii et 15 minutit varem ikkagi rahulikult on aega, jõuab kõike, let's go! Ainult enda jaoks ma murdu kuivu teedsada elad hoia mind
esinemine on tehtud. Lõpuks ma jõudsin väga ilusasti ja eriti veel, kuna me läksime peale niikuinii hiljem, peaaegu 40 minutit hiljem, nii et ma jõudsin isegi seal koha peal ära vesida tegelikult natukene, aga nii hea energia oli laval ja mul oli seal paar tuttavat nägu ka, kes andsid ka väga palju energiat ja üldse väga lahe seltskond oli. Aga nüüd on saanud kell 2:45. Mul on vaja see maha võtta kõik, pessu minna ja homme on jälle varakult äratus, sest et homme me läheme Simona tantsuvideot shootima. Ma ei tea, kui palju ma saan teile näidata sealt kõike, sest et see on natukene ikkagi secret värk, kuniks see video välja tuleb. Nii et ja vaatame siis, kui palju ma teid kaasa võtan, aga näeme homme. Head ööd, bye! Tere hommikust! Täna on pühapäev. Nagu te näete, siis kell on väga vara hommikul. Kell ei ole isegi 9 veel. Ma magasin mingi 5,5 tundi. Ja nüüd on vaja ennast shooti jaoks valmis panna. Let's go. Ma olen nii väsinud. Aga pole varianti. Peab ennast juttu valmis tegema. Ma lükkasin nii mitu korda hommikul seda äratuskella edasi, et nüüd mul on tegelikult üsna kiire. Nii et jah, let's go. Valmis? Joo. Tänane filmimine on olnud väga kaootiline. Hommikul läks väga kiireks kohalejõudmisega. Ja siis me alustasime juba ettevalmistustega, tegime veel meigile touch-upi, panime kostüümid selga, tegime soojendust ja siis alustasime filmimisega. Ja siis ma kaotasin ära oma telefoni, mul sai kaamera aku tühjaks ja ma olin mingi nii palju siis sellest, et ma tahtsin täna vlogida. Aga ma loodan, ma midagi ikkagi saan siia sellest filmimisest lisada. Ma arvan, et see video tuleb mega ilus. Kõik nägid nii ilusad ja ägedad välja. Ja see, et Simona pani iga inimese outfitid jälle ise kokku, otsis asju, millest neid fitte teha ja nagu mega äge. Ausalt öeldes ma ei olnud väga fresh täna, sest et ma olen viimase paari päeva jooksul väga vähe saanud magada, pluss eile oli see workshop ja mul on 2 dance'it olnud 2 õhtut järjest ja mul olid veel kontsad jalas, mida ma tavaliselt ei kanna, aga ma pidin need panema, sest seal olid kontsakaitsmed ja ma ei jõudnud kontsakaitsmeid käia ostmas enda uutele kontsadele. Ühesõnaga, kõik oli veits sükene ifi ja kuna me kasutasime seal väga palju ka seda tossumasinat, siis ärritas täiega minu kurku ja ma köhisin seal kogu aeg. Ühesõnaga, veits oli nagu raskuseid selles osas, aga selles mõttes, et ma arvan, et sellegi poolest, ühesõnaga, ma andsin endast kõik ja tegelikult ei olnud nagu üldse midagi nii hullu. Aga kui ma koju jõudsin, tegime mingisuguse väikse söömise ja siis mul tuli sükene uni, et ma jäin diivani peale magama ja ma ärkasin mingi 2 tundi pärast seda, kui ma magama jäin ja mul on veits nagu silmadest minu näha ka, et see meik ei ole enam üldse nii fresh, kui ta enne oli. Ma tegelikult isegi ei jõudnud näidata vist ennast, milline ma välja nägin. Ühesõnaga, jah, väga kaootiline päev. Aga nüüd ma hakkasin ma peaksin tegelikult hakkama mõtlema practice nighti kostüümide peale, nii et ma hakkan veits genereerima, mis meie riietus võiks igas grupis olla,
sama asi tegelikult Free Flow etendusega, mul oleks vaja Girly Openile kostüüme mõelda. Aga tegelikult ei ole üldse viitsimist ja jaksu selle jaoks, tahaks lihtsalt niimoodi diivani peal olla. Mul ikkagi see nohu ja köha ka ei taha kuidagi üldse nagu ära minna. Ma ei tohi enam ninarohtu kasutada, sest et tegelikult seda ninaspreid tohiks kasutada ainult kuni 5 päeva vist. Aga mul see nohu hakkas mingi eelmise nädal reedel. See on mingi nädal aega olnud. Ja ma tunnen, et see on nagu parem, aga ikkagi ma pean nagu vahepeal nuuskama ja seal shootil ka tundsin, kuidas mul hakkas nagu ninavett jooksma vahepeal. Aga võt see köha, ma tunnen, et see tuleb nagu kuidagi ülijärsku ja siis siukene hästi kuiv köha. Ja siis see köhimine ärritab mu kurku, mis omakorda tekitab rohkem seda köhatunnet või nagu seda vajadust köhida. Ühesõnaga veits siuke nõiaring, nii et äkki ma peaksin üldse mingi tee tegema, et natukene oma olemist parandada. Also, mul valutab kael eilsest agro workshopist, ma arvan. Siis me tegime neid pea pealt neid mingi keep-up trikke. Ühesõnaga, ma arvan, et sellest ma olen ka veits siukene, et siit on kõik kange, võiks äkki masseerida ennast üldsegist. Ühesõnaga, jaa, ma olen veits nagu, praegu veits nagu rough olemine, aga toimetama peab. Õnneks homme on rahulikum päev, meil jazz-funky trenni homme ei toimu. Mul on õhtul ainult Heels, seega mul on homme põhimõtteliselt terve päev vaba. Mul hakkab Heels alles 8:30 õhtul, nii et let's go. Mul on väga hea meel selle üle, et saan natuke rahulikumalt võtta. Ja ma teen ühe tee endale. Mul vist peaks olema üks väike saiake ka eilsest. Ja siis mõtleme kostüüme. Also ma ei ole vist kunagi nii palju pannud põsepuna, mis on muidugi välja nagu veits, näe välja täpselt selline, et ma olen paari päeva jooksul väga vähe maganud ja nüüd ma just magasin. Aga ühesõnaga, et meil oli täna see põsepuna rõhutus just ja ma ei ole kunagi nii palju põsepuna pannud. It looks cute. Jaa, davai, teed tegema. Kell on järsku väga palju saanud, ma ei ole vahepeal peaaegu mitte midagi teinud peale selle, et voodis olnud ja chillinud ja puhanud ja teed joonud. Kurk on ikkagi veits sükene kahtlane, aga ma loodan, et homseks, järgmiseks nädalaks võiks nagu see pisikupoiss ära minna. Aga ma arvan, ma siinkohal lõpetangi. Ma loodan, et sul see video meeldis. Kui sul on midagi kirjutada mulle, kirjuta alla kommentaaridesse ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!